Tere tulemast minu YouTube kanalile, minu nimi on Pavel ja te vaatate videodesarja lihvimise profid. Selle videoga ma sooviksin alustada sellist teemat nagu vahelihvimine. Vahelihvimine on väga tähtis, kui meil on eesmärk lõpptulemuseks saada ütleme julgesti esmaklassiline viimistluse pind, kus teie mööbel või puit ese näeb välja sellise kalli viimistlusega. Ja mul on siin üks töö käsil, kus ma viimistlen kummutit, mida on peitsitud ja õli vahatatud. Ma räägin teile selle järjekorra, et see on saare puit, mida on 2 korda peitsitud piiritusbaasil siis peitsiga ja selle tulemuseks siis on, see on paisunud igasugused karvad üles, tekkinud sellised karedused. Ja siis pärast seda ma katsin selle siis õlivahaga ja seda on kaetud siis pintsliga, korralikult pintsliga, seda ma soovin esile tuua, et see on korralik kiht sinna peale pandud ja see on siis ära kuivades teinud need siis karedused kõik selliseks krobelisteks, kõvadeks ja see pind pärast seda ei ole sile ja ilus. Et ta on küll kõik viimistletud, kivistunud ja siis mu mõte on katta see veel ühe õlivaha kihiga. Aga tegelikult see teine kiht kõike seda kopeerib edasi. Ja siis need kõik minu viilüngitega raamid, need esipaneelid, kummutil, see kõik hakkab välja nägema tegelikult suht inetu viimistlusega siuke nagu mööbel. Ja see ongi see koht, kus me hakkame tegema vahelihvi antud olukorras selle ülesandega seonduvalt, sest erinevaid viimistlusmaterjale tuleb teostada, seda vahelihvi asjatundlikult võtta arvesse siis neid iseärasusi. Praegu on selline ülesanne. Järgmistes videodes ma räägin siis teistest asjadest, näiteks seal lakitud pinna vahelihvimisest ja kas on peale esimest või mitmendat kihti mõistlik seda teha. Need kõik asjad on sellega seotud. Praegu ma soovin keskendunud sellisele asja, et kui meil on näiteks seal puidust mingi mööblitükk, mida on vaja peitsida ja õli vahatada, me tahame tulemuseks näha ilusat viimistluspinda. Ja siin ongi nüüd see vahelihv, et on vaja ära parandada, kergelt sättida, et ta ei annaks edasi seda inetut pinda. Käsitsi lihvimine on siis praegu ainuke lahendus, siis on profiilid ja väiksed detailid. Ja mul on siin 500 karedusega võrk, 500 karedusega võrk. Ja ma kergelt käin üle ja siin on kohe tunda, et kui ma olen seda üle käinud, et see läheb kõik siledaks, see kaob ära. Ja samas ma ei nühi selle vaha ka alt ära, et ta on kõik selle seal kinni võtnud, kõik on kivistunud. Ja samas ma teen selle pinna niimoodi sellise kerge säästliku lihvimisega ilusaks. Ja kui see järgmine kiht siia peale saab, siis ta juba annab edasi seda tasapinnalisust. Vahest on niimoodi nende kihtidega muidugi nii, et kui on vaja ära täita mingisugused siuksed, kas poorid või kohad ja esimene kiht on ebapiisav, siis tõesti pannakse enne vahelihvi veel ühe kihi. Siis on sul seda materjali, mida parandada ka rohkem ja see on sellised, tekib oma kogemus, siis te saate aru, kuidas te peate tegema, aga peaasi, et te saate aru, et vahelihv on vahend, mis võimaldab teil parandada väga hästi kõik siuksed ebatasusused, krobelisused ja liikuda edasi siis selleks esmaklassilise pinna loomisega, et see on tegelikult väga võimalik. Vahest mul on tulnud juttu inimestega, kes siin lihtsalt proovivad midagi teha, lakivad mingisugust mööblitükki, teevad seal puidust ja ütlevad, et lakivad ära ja tekib siuke karvane pind ja umbes paratamatus, mis sellega teha. Et tegelikult see ei ole mingi paratamatus, see ongi lähenemise küsimus. Vahelihv tuleb õigesti teostada, et mitte maha lihvidakse kõik viimistlusmaterjal. Ja siis katta järgmised pinnad ja lõpptulemuseks ongi sile, ilus viimistletud pind. Siin olen profiili jaoks olen proovinud kasutada karukeelt, Mirlonit 360, et see toimib, aga üldiselt tahab ikkagi tera tunda siis, kui on see pind tahab tera tunda, siis kui on
mingisugune kivistunud sihuke karu üleval, et Mirland seda nagu silub, aga lihvib ikkagi sihuke tera. Ja siis niimoodi õnnalt käin üle kõik kohad ja ongi kõik. Et see oli minu poolt siis praegu selline video, järgmistes videodes järgmised teemad. Head aega!